No nii, et kui ilus siin kõik on. Need on Viinamere võõsad, sest need on see on Viinamere tüvi, see on juba vana tüvi. Ahhaa, ja vaikselt hakkavad need Viinamarjad ka kasvama. Kui me siiapoole jõuame, siin on erineva suurusega need. Aga näed, mõnel pool juba on. No nii, nüüd me oleme siin teepoolses osas. No siin on veidi väiksemad, aga juba nad tulevad, kus need viinamarjad siis pääsevad. Peavad nad tulema. Aga Eestis sellist pilti nagu väga vist ei näe sellist viinamarja istandust. See on väga karva kasvanud natukene juba, mitte karva kasvanud, jutumärkides karva kasvanud, vaid ma mõtlen seda, et natukene peaks pügama juba jälle, kuigi ma olen seda hiljuti teinud. Ja muru niitmine siinkohal ei ole eriti oluline. No nii, ja ainukene asi, mis on juba ära olnud, on murelid. See ongi murelipuu. Ega siin väga palju sel aastal ei olnud. Aga midagi oli, aga see, mis oli, on juba ära korjatud, ära söödud. Ja okei. Ja need minu omad ei ole, nii et kui mõni hakkab himustama neid, tahab endale saada, siis ega see ei ole minu otsustada. No nii, tere siis. Mul juhtus siin väike äpardus, nimelt kukkus see samune tablett või mitte tablett, vaid tablett ikka, aga tahvelarvuti, ütleme siis niimoodi parem eestikeelne sõna, sellepärast, et tablett on niisugune kummaline sõna, mis meenutab seda medikamenti, mida haiged inimesed söövad, nii et ma ei nimetaks seda tabletiks, ma nimetan seda pigem siis tahvelarvutiks, sest see kukkus maha ja käis üks plõks ja nagu ma ei tea, kas ta see viga ka, minu arvates ei saanud, aga mine sa tea. No nüüd ma panin korraks sõrme sinna objektiivi peale, sellepärast kadus pilt ära, aga ei ole hullu. Ma loodan, et ei ole hullu vähemalt. Nii. Olen siis Ungaris ja teen seda podcasti niimoodi ajaviiteks või mitte ajaviiteks, vaid selleks, et nagu kuidagi salvestada neid mõtteid, mida või siis mõnes mõttes nagu ajutisteks mõteteks, mida jooksvad mõtted ühesõnaga, mida ma siis avaldan ka siis oma YouTube'i kanalis, minu avalikud salamõtted ja need ilmuvad siis sellises formaadis, nagu on üks saade peab olema, üks korralik saade peab olema niimoodi. Et sellel on algus, on keskpaik, on lõpp ja ühesõnaga me teeme ära. No küsimus on siis selles, et mis meid siis erutab. Eelmises saates millest me rääkisime? Me rääkisime eestlaste ja venelaste suhetest muidugi, see oli üks olulise asju, aga me alustasime sellega, et Trump oli otsustanud siis anda sellise lubaduse, et 24 tunni jooksul teeb rahu Venemaa ja Ukraina vahel ja pärast seda, kui ta saigi presidendiks valitud, asuski ta seda teostama, seda oma plaani rahu teha Venemaa ja Ukraina vahel. Ja me näeme, et see ei õnnestunud 24 tunni jooksul mitte. Siis Trump pikendas seda aega ja ütles, et 100 päeva jooksul või mis ta ütles seal veel?
kõike. Nüüd on ta seda veelgi pikendanud ja kui pika aja jooksul, nüüd on loobunud igasugustest tähtaegadest ühesõnaga. Ja need tähtajad siis, mis ta siis varemalt andnud, no nüüd enam ei tähenda need midagi, sest Trump ise on ka aru saanud, et ta on ikka liiga palju tahtnud ka ja nagu ka muidugi näiteks C.D. Vance on areenilt kadunud kuidagi, minu jaoks vähemalt on ta kadunud, ma ei ole küll võib-olla, ma ei vaata nii regulaarselt Fox Newsi näiteks, aga ma ei ole teda näinud väga tihti just, peaaegu üldse ei ole, viimase 6 aja jooksul ei ole teda üldse näinud. Ja siis muidugi ka, mis veel, jaa, Trump oli ka kange mees, kes lubas, et ütles niimoodi, mitte ei lubanud ainult, vaid ütles, et kui tema oleks sel ajal president olnud, see tähendab, kui Ukraina sõda algas ja see tähendab siis 24. veebruaril 2022. aastal, et siis seda sõda ei oleks üldse alanudki. No nii, nüüd me näeme, et vaatamata sellele, et ta niisuguseid asju väitis, on veel üsna mitu suurt sõda, suuremat sõda isegi vahepeal juba alanud, mõni neist on ka lõppenud ja Trumpi valitsuse ajal. Ja siis noh, mida siis sellest peab järeldama? Võib järeldada üsna mitmeid asju. Ühesõnaga Trump esines kui millegi säärasena, kellel on grandioosne plaan, kuidas rahu siis sõlmida ja ta põhjendas seda sellega siis, et tema on siis see müügiagent või kuidas seda eesti keeles öeldakse, et müügiagent, professionaalne müügiagent. Ja ta on geniaalne müügiagent, kes suudab oma kauba kellele tahes pähe määrida või kuidagi eesti keeles võib-olla võiks niimoodi rääkida kuidagi sellest. No, paistab, et ei ukrainlastele ega siis ka sellele Putinile ei õnnestunud tal oma rahuplaani maha müüa, sest ega see ei ole ju ka mingisugune saapaviks või niisugune kingakreem, ütleme, või siis saapahari, nagu ma mäletan, et pärast seda, kui nõukogude aeg lõppes, ilmusid välja igasugused müügiagendid, kes käisid sul ukse taga ja püüdsid sulle kõik kraami pähe määrida. No ma ei tea, kas Trumpi tasub ikka nendega võrrelda, Trump on nende väikeste ärikate või siis müügiagentidega võrreldes ikkagi suuremastaabilisem mees ja kindlasti ei saa nendega võrrelda. Aga see mentaliteet, see müügiagendi mentaliteet on temas täitsa olemas ja kõik, mida ta teeb, paistab, et ta tegevad sellest plaanist ja kas tal on ka mingisugune konkreetne plaan, seda toimub kiivalt saladuses, aga näib, et ta niimoodi püüab balansseerida, püüab asju kokku sobitada omavahel ja senimaani see õnnestunud ei ole. Mis Zelenskit puudutab pärast seda, kui ta püüdis täie jõuga siis seal ovaalsaalis Valges Majas Trumpile peale suruda siis oma nägemust Venemaast ja Venemaa sõjast Ukraina vastu, kui kohutav see on ja nii edasi. Trump siis tõrjus selle ja kogu tema meeskond tõrjus selle täie auruga tagasi ja siis ühesõnaga
lõpuks jäi Zelenski lausa häbisse seal Valges Majas ja ta visati sealt välja lausa. Ja pärast seda on muidugi olnud kohtumisi ja kõnelusi Trumpi ja Zelenski vahel, aga endiselt paistab, et Trump ei ole endiselt Zelenskist ega ukrainlaste plaanidest vaimustuses ja suhtub neisse tõrjuvalt. Mis Putinisse puutub, siis kõik Ukraina meediakanalid väidavad, et Putin kui endine KGB agent on siis müügiagent Trumpi nii lõksu püüdnud, et Trump ei saa ise ka aru, et ta on lõksus põhimõtteliselt. Umbes niimoodi võib seda nagu hästi ümmarguselt kokku võtta. Aga jaa, ühesõnaga Trump on sattunud Putini lõo otsa siis ukrainlaste meelest. Mis Zelenski hilisemat käitumist puudutab, siis Zelenski on muidugi selle õppetunni teatavaks võtnud, mis talle viimati seal Valges Majas ovaalsaalis siis osaks sai. Ja ta käitub hoopis teistmoodi Trumpiga ja nagu on korduvalt olnud juttu ka mitmetes Ukraina kanalites, meediakanalites, siis näiteks need Istanbuli kohtumised, kuigi Zelenski ja tema meeskond oli täiesti teadlik, et Putin ei taha mingisugust rahu, siis olles sellest kõigest teadlik, käitus ta võimalikult aupaklikult siiski Trumpi suhtes ja püüdis kõigiti tema meele järgi teha kõike. Aga jah, Trump ikkagi kipub nagu Zelenskist ja ukrainlastest mööda vaatama ja siis ühesõnaga Zelenski läks sinna Istanbuli kohale, Putin ei läinud, saatis ühe väikese kaliibrilise mehe sinna ja loomulikult ei tulnud sellest midagi välja sellest kohtumisest. Peale ainukene kasu, mis sellest kõigest oli siis vangide vahetus väidetavalt ja muidugi Zelenski ja Trump oli eelnevalt siis rääkinud sellest, et kui Putin läheb sinna Istanbuli kohale ja on nõus kohtuma ja rääkima Zelenskiga, siis läheb tema ka sinna, aga ja seadis nagu teatava niisuguse väikest sorti ultimaatumi ette isegi Putini, andes talle mõni nädal aega, et siis, kui Putin ei ilmuta märke sellest, et tahab rahu teha, et siis ta on valmis temaga palju karmimalt käituma, aga siis, kui sel samal ajal, kui esimest korda nad Istanbulis koos olid ja siis Zelenski oli küll kohale tulnud, Putin ei olnud ise kohale tulnud ja siis, kui sellest teada sai Trump, siis ütles, et kuna Putin ei ole kohale tulnud, siis tema ka ei lähe ja oli valmis nagu uuteks kohtumisteks ja praktiliselt mitte mingisuguseid järeldusi sellest nagu ta vähemalt avalikult ei teinud ja vaatamata sellele, et kõik märgid viitavad sellele, et Putinit huvitab kuidas nüüd eesti keeles nüüd öeldaksegi, et tahab aega võita,
või tähendab mitte aega võita, lihtsalt viivitab tahtlikult ja teadlikult viivitab, lükkab asja edasi ja ei sisuliselt tegelikult ei tegele küsimusega. Ja esitab niisuguseid tingimusi rahu tegemiseks, mida Ukrainal ei ole võimalik vastu võtta. No nii, mida ma siin eelpool rääkisin, siis tõendab nagu seda, et Trump on valmis Putinile nii mõndagi andeks andma. Ja võib-olla, et tuleks lisada, et mitte mõndagi, vaid on valmis lausa kõike andeks andma Putinile. Ka seda, et ta tegelikult oli ju Putin see, kes selle sõja valla päästas. No nii, ma muutsin natukene asukohta. Ühesõnaga, ma ütlesin siis sedasi, et Trump on liiga andestav Putini suhtes või? Joo, seda ta kindlasti on, aga noh, mispärast see kõik niimoodi on siis? Nagu ma rääkisin siis, et nagu ma rääkisin siis, et see samune Trump on nii andestav Putini suhtes, et ta annab lausa kõik talle andeks, isegi siis, kui ta mõtleme, noh, võib-olla ameeriklasi ründaks või ameeriklasi kuidagi ahistaks sõna otseses mõttes. Vähemalt tundub küll niimoodi mõnikord. Või siis ütleme niimoodi, et mitte Ameerikat ahistaks, vaid ameeriklasi ründaks, vaid lihtsalt, et alandaks ameeriklasi. Ja tegelikult oma käitumisega ukrainlased vähemalt väidavad, mina olen ukrainlane, ma elan Ungaris, aga ma püüan kursis olla nii sellega, mis räägivad ungarlased ja mida räägivad ukrainlased. Aga jah, siis ukrainlased räägivad jah, et tegelikult juba ongi Putin alandanud Trumpi. Suurim probleem sellega on see, et Trump ei saa mitte midagi aru. Minu jaoks on sellega seoses tuleb kohe see pilt, mis võib-olla Trumpi, Putini ja muidugi see Korea diktaator, mis ta nimi on, Kim, ma ei hakka välja ütlema, selle Korea diktaatori nime ei olegi vaja seda mängu tuua, aga ühesõnaga need on nagu siis kolmekesi, siis Putin, Trump, Baby Putin ja siis Kim on siis nagu YouTube'i lühivideotes praegusel hetkel suurimad kangelased, kes lihtsalt hämmastavad võib-olla inimesi oma täiesti arusaamatu käitumisega või täiesti lapsiku käitumisega poolest. Samas on Trump poliitikuna jätnud mulje vähemalt selles teisel perioodil, oma teisel valitsemisperioodil kindlasti, eriti kui poliitik, kes kergesti solvub ja on vihapidaja. Selles suhtes ma ei oska isegi öelda, et kuidas nüüd see nende YouTube'i kanali siis omanikele, kas saab mingil määral siis kunagi ka tagasilöögiks olema see, et nii palju selliseid siis peamiselt lühivideosid on lubanud üles seada ja neid sageli lausa esiplaanile tõstnud seal oma avaleheküljel. Aga no jah, muidugi kõik on võimalik algoritmide kaela ajada ja igatahes tundub, et Trump on oma siis migrantide vastase poliitikaga või siis näiteks kas või selle ükskõiksusega ukrainlaste suhtes ja Ukraina suhtes või seal võivad olla ka paljud muud põhjused, peamiselt
võib-olla latiinode hulgas tekitanud sellist vastumeelsust, et siis need oma viha välja valavad siis selliste lühivideode tootmisega sotsiaalmeedias ja no ühesõnaga jah, see on nagu midagi niisugust nagu omal ajal olid nõukogude ajal just oli näiteks ilukirjanduses ilukirjanikud kirjutasid ridade vahele asju, mida nad muidu välja öelda ei saanud. No ja sellega siis nagu maandasid oma viha ja maandasid oma enesedepressiooni nende igasuguse tsensuuri ja muu sellise riigipoolse siis terrori pärast või siis halva käitumise pärast ühesõnaga. Tundub muidugi, et tänapäeval nagu ei ole selleks selliseks ridadevaheliseks kirjutamiseks ja selliseks salaja ärapanemiseks või niisugusel viisil ärapanemiseks, millest asjaosaline ise aru ei saa, aga millest samas paljud teised, kes seda vaatavad või loevad või väga hästi mõistavad, et kellest jutt on, et siis nagu jah, tundub nagu, et tänapäeval ei ole selleks vajadus, sellepärast, et kõike võib öelda, et on vabadus ja nii edasi, tegelikult ei ole vabadust uhkagi. Loomulikult nagu kõik teavad, paljud teavad, või on vabadust, muidugi on vabadust, võid öelda küll. Ja sind isegi järgmine päev võid hommikul, kui midagi niisugust ütled kellegi peaministri või mõne muu kõrge isiku aadressil, et ärkad järgmisel päeval hommikul üles ja vastad, et oled vabaduses ja imestad selle kõige üle ja et ei olegi veel kinni pandud. Aga jah, see kõik on näiline, sest sa ei tea kunagi, kust võib sulle siis mats ära tulla pärast, kaotada oma töökoha või muutuda ebapopulaarseks ja ei saa arugi mille pärast see kõik on ja palju muid asju. Ühesõnaga võimatustatakse sind ära kuskil, sellepärast, et sa midagi kunagi kellegi kohta ütlesid, kes oli võimupositsioonil. See on võib-olla tänapäeval isegi suuremal määral kohal kui koha peal olemas, kui nõukogude ajal oli. Mina arvan, see on minu isiklik arvamus muidugi. Kõik ei pruugi samamoodi arvata ja ei ole selleks võib-olla kellelgi selleks sundust ka, et ta peaks kuidagi teistpidi arvama. Aga sellesama vabaduse, sõnavabaduse, niinimetatud sõnavabaduse alusel siis ma siis ütlen niisugust asja välja, et niisugust asja tehakse ja väga palju tehakse ja lausa iga päev võib-olla kuskil tehakse ja Eestis isegi võib-olla iga päev isegi kuskil kellegi kohta midagi niisugust tehakse. Ja samas nagu me näeme, et siit tuleb see muidugi see ka, et võib-olla sind võimatustatakse ära mitte riigivõimu poolt, vaid mingi firma juhtkonda on see, kelle silmisse satud ebasoosingusse või mis tahes. Ja ühesõnaga ühesõnaga see selleks. Igatahes pärast sa võid näha, et kui sa oled kriitiline, väga kriitilise meelega olnud mingite võimupositsioonil või võimsate isikute suhtes, ütleme niimoodi, siis ühel hetkel sa avastad, et sa oled kõigest välja jäetud, sa oled ühiskonnast välja arvatud, sa oled kõrvale jäetud, tööd ei leia, ei saa avaldada oma kirjutisi või loomingut või palju muud sellised takistavaid asjaolusid satub su teele, mis sul praktiliselt ära võimatustavad ja niimoodi toimib see tänapäeval kuidagi. Ja üksikisikuna, kui sul ei ole seljatagust, siis
vaevalt sa suudad sellest kõigest välja rabeleda. Aga noh, jah, ühesõnaga põhimõtteliselt need ei ole asjad, millest ma täna tahtsin rääkida. Ja noh, seesama mudel siis, mida oma või see käitumisviis või käitumisstiil, mida on Trump siis rakendanud oma siis rakendanud Ukraina suhtes, on ta rakendanud ka oma kunagi suure sõbra suhtes või siis keda võib tingimisi võib-olla praegu ka tema sõbraks pidada, aga võib-olla enam mitte nii nagu varemalt, siis on Benjamin Netanyahu ja Iisrael siis, et jah, muidugi me ei tea kõiki üksikasju, sest üks asi on see, et mida me avalikkusest teame ja Trumpi ja tema meeskonna puhul on ilmsiks saanud palju selliseid asju, et teatavaid asju ta parem ajakirjandusega ei jaga ja võib-olla on siin ilmselt ka see asjaolu, et kuigi Trump senimaani vähemalt ei ole nagu tahtnud osa võtta Iraani vastasest Iisraeli rünnakust, siis juba viimastel tundidel ja viimase mõne päeva jooksul on mõndagi kuulda, et tegelikult on ju Trump vaikimisi oma nõusoleku andnud ka Netanyahule ja Iisraelile Iraani ründamiseks. Aga ta ise ei taha muidugi sellest osa võtta, vähemalt viimase võimaluseni, nii kui see nüüd senimaani juhtunud ei ole juba. Ja vähemalt nii kaua ma teen seda saadet nüüd laupäeval ja pärastlõunal. Ma ei ole nüüd viimaseid uudiseid näinud, aga minu teada ei ole veel 100% kinnitust leidnud, et Ameerika astub Iisraeli poolelt sõtta ja aitab siis neid seda Iraani aatomiprogrammi täielikult siis likvideerida, mis on ju tegelikult Iisraeli plaan. Iisraeli plaan on see, et ta tahab sellele ähvardusele, mida siis Iraaniks tema aatomiprogrammiks nimetatakse, sellele lõpliku surmahoopi anda, et Iraanil enam kunagi ei tekiks võimalust ega tahtmist uuesti aatompomme endale valmistama hakata. Samuti muidugi ei tasu ära unustada ka seda, et Iisraelil on kavas lõpp peale teha Hamasile ja Hezbollahile, mis on palju raskem kui sõjas Iraani võita muidugi. Aga jah, nii et sõda käib mitmel pool ja need Trumpi väited, et tema on rahumees, et tema ei armasta sõda ja ei ole maailmal aidanud rahulikumaks muutuda pärast Trumpi võimule tulekut, vaid vastupidi, maailma muutunud veel ohtlikumaks paigaks, kui ta enne seda oli. Kus sind siis võidakse mitte ainult selle, et ära võimatustada, et sinu tegevus kuskil ajakirjanduses või et sa ei saa tööle lihtsalt või sind diskrimineeritakse kuidagi sel viisil, et sa ei saa oma midagi kritiseerida ja mis tahes, vaid et sind võidakse füüsiliselt ära hävitada. Ja maailm liigub selle poole, et see tõenäosus, et sind võidakse füüsiliselt ära hävitada, kasvab praegu. No nii, ühesõnaga siis võib niimoodi küsida, et mis on halvem, kas see, et sinu riigis kehtestatakse homoabielud või et sind võidakse füüsiliselt likvideerida, sind võidakse maha tappa.
muidugi sellist võimalust puudutab, et näiteks sinu pojast või tütrest tahetakse siis nende soovahetusoperatsioonide kaudu teha vastavalt kas siis poiss või tüdruk või just vastassugupoole esindaja või see, et sinu kodumaa tahetakse maa pinnalt maha ära pühkida lihtsalt või noh, see riik, mida sa oled, kus sa oled sündinud, milles sa oled kasvanud, milles sa oled elanud, see lihtsalt likvideeritakse ära maa pealt või liidetakse teise riigi juurde. No, kumb on ohtlikum? Mõne jaoks on ohtlikum see, et või sama ohtlik vähemalt isikliku tragöödia tasapinnal, kui et tema poeg või tütar vahetus sugu. See, et tema riik püütakse maa pealt ära, sest tema unistused ja tema oma perekonnast sellega nagu kustutatakse täielikult. Tema meelest. Kumb on ohtlikum, et homopaarid võivad lapsendada siis lapsi perekondadest, teistest perekondadest või teiste vanemate lapsi. Või siis näiteks see, et sinu emakeel hakkab eksisteerimast lihtsalt. Üks teine riik näiteks kuulutab, et sinu emakeel, noh, meie puhul eesti keel, siis ei vääri eksisteerimist ja kästakse kõigil hakata rääkima vene keeles või miks mitte ka inglise keeles näiteks. Mis on ohtlikum? Kas see, kui sinu riigi peaminister, keda sa kõigest südamest ja hingest vihkad, sest ta ei tee kunagi seda, mida sina oled tahtnud, et ta teeks, ja kes ei mõtle niimoodi, nagu sina mõtled, saab mingile kõrgele positsioonile näiteks Euroopa Liidus, ühele kõrgemale positsioonidest Euroopa Liidus, või see, et algab sõda, mis püüab see riigi maa pealt minema või vähemalt tuhandete inimeste elud kustutab sinu riigis. Sest olukorda, kus kõik asjad on lähevad hiilgavalt hästi ja on parimas korras, ei ole kunagi olnud ega vist ilmselt tule ka. Vaatamata pead sa elama oma elu edasi ja tegema endast parima nende inimeste suhtes, kes sinust sõltuvad ja kelle heaks sa saad midagi teha. Kui siis Zelenski läks Trumpi juurde, tahtis ta talle esitada omapoolse narratiivi selle kohta, mis praegu Ukrainas toimub, mille peale Trump kole vihaseks sai ja ütles, et sina ei pea kohe mitte mulle hakkama ette ütlema, mida mina pean arvama nendest asjadest. Järel sekkus C.D. Vance, kes siis hakkas seal omakorda süüdistama Zelenskit ja ukrainlasi ja nii edasi. Ühesõnaga nägite ise ja kuulsite ise, mis seal toimus. Ühesõnaga, mida ma tahtsin öelda, et kuidagi, noh, olukord on niisugune, et praegu nagu maailm mõnede inimeste väitel võib siis kahte leerile jagada, siis on oma poliitiliste vaadete poolest ja suure osa inimeste jaoks on poliitilised vaated ju tegelikult nagu kõik
mille järgi inimeste üle otsustada, kuigi mina absoluutselt ei pea õigeks seda, sest ükski inimene ja ma tahtsin öelda, et need kaks poliitilist vaadet on siis vasakpoolsus ja parempoolsus. Ühesõnaga on siis üldiselt üldtunnustatud nagu arusaama järgi on vasakpoolsed parempoolsed ja siis kõik inimesed jaotuvad selles skaalas kuskile kas siis vasakule või paremale ja mõned eriti äärmuslikud inimesed ja mõned äärmuslike vaadetega inimesed ja mõned eriti radikaalsed inimesed siis väga kas siis parempoolsete äärmuslaste hulka või siis vasakpoolsete äärmuslaste hulka kuuluvad. Ühesõnaga, ma ei pea absoluutselt seda muidugi õigeks niimoodi kõigi inimeste üle otsustada ja võib-olla parimal juhul poliitiliste parteide üle saab niimoodi otsustada, aga inimeste üle niimoodi ei tohiks üldse otsustada, aga inimesed ise kahjuks otsustavad endi üle sageli väites seda, et nad on parempoolsed või vasakpoolsed, aga teatavasti ükski inimene ei sünni parempoolsete või vasakpoolsetega, on küll paremakäelised inimesed ja vasakukäelised inimesed, mina näiteks olen väga kummaline inimene selles suhtes, et mina teen oma tööd, hoian haamrit paremas käes, aga kirjutan vasaku käega. Ja ma olen kuulnud, et veel paar inimest on sellise nagu sättumusega, ütleme niimoodi. Ja selline sättumus on täitsa olemas, aga mida ma ei saa öelda muidugi selliste homoseksuaalsete sättumuste kohta ja muude asjade kohta, et selles suhtes, kui nüüd öelda niimoodi ausalt, siis mina ei saa muidu mitte kuidagi väita, et on olemas sellised inimesed, kes sünnivad homoseksuaalseteks ja sünnivad niisugusteks ja naasugusteks seksuaalsete sättumustega olendiks või inimeseks. Nagu mõned väidavad, tüüpiliselt on tegu mingi, minu arvates nagu niisuguse asjaga nagu sisendamisega, inimesed sisendavad endile või neile sisendatakse, et nad ongi niisugused ja sellele ja seda paistab tõendavat sageli ka see, et inimesed muutuvad nendes riikides, kus homoseksuaalne propaganda levib, et nendes riikides siis hakkab ennast homoseksuaalseks inimesteks pidavad kodaniku hulk tõusma, kasvama. Nii et see propaganda mängib siin omakonda suurt rolli, et kui palju homoseksuaale ühes või teises riigis on ja üks selline kurikuulus koht, millest ma olen palju kuulnud varasematel aegadel, praegusel ajal juba vähem, aga näiteks Californias on San Francisco, kus väga palju homoseksuaale on ja kus ühel kristlasel, kes pühaks kristlikke väärtusi ja oli soovitab minna, sellepärast et tänaval võib sulle keegi oma genitaale näidata või mida tahes igatahes väga brutaalne pidi olema sealse homoseksuaalsete inimeste, niinimetatud homoseksuaalse sättumustega inimeste tegevus. Nii et selles suhtes ma arvan, et ma olen niimoodi kui nüüd selle skaala järgi otsustada, millest ma eelnevalt rääkisin, siis ma muidugi oleksin parempoolne ja parempoolsete sättumusega inimene, sest ma ei pea seda õigeks ka oma loomu poolest ja mitte ainult oma kristliku kasvatuse poolest, kuigi kristlasena ma pean tunnistama, et Jumala sõna ütleb selge sõnaga, et ära maga mehega niimoodi nagu naisega, Tooras on kirjas see Vanas Testamendis ja Uues Testamendis ka, kui loed kas või terve Rooma kirja esimene peatükk räägib sellest, et siis need samused niisugused hälbed tekivad siis, kui sellistes paikades, kus hüljastatakse Jumal ja kus kristlik Jumal, ma mõtlen, kus ei peata ausas piiblit, Jumala sõna ja see on reeglipärane ja see töötab niimoodi. Aga samas on nende parempoolsete, keda konservatiivideks siis ka kutsutakse,
hulgas hakanud levima üks väga huvitav maailmavaade, et seesamane, mida eelnevalt nüüd viimasena kirjeldasin, et see, et ühel piiblisse uskuval kristlasel ei sünni uskuda niisuguseid väiteid, et mõned inimesed sünnivad homoseksuaalsetena ja nii edasi. Sest me kristlastena muidugi kedagi ei süüdista ja kedagi ei taha sellepärast kohtupinki vedada, kui ta väidab endal sellised kaldused olevat, aga me usume, et see ei ole loomulik. No ühesõnaga okei, aga siis on need sellel skaalal ka need inimesed, keda nimetatakse konservatiivideks ja kui nüüd tänapäeval vaadata ringi YouTube'is peamiselt nendes konservatiivseteks, ennast konservatiivideks kutsuvate inimeste ja rahvuslasteks ja muuks sarnaseks kutsuvate inimeste skaalal ringi vaadata, siis paljud neist ei ole üldsegi rahvuslased, ei tea rahvusest midagi, ei teagi, mis rahvus on. Konservatiivsus on nende jaoks nagu mingi religioon juba ja seda mitte ei võrdsustata, vaid seda tõstetakse kõrgemale kui kristlikud väärtused tegelikult mõnede inimeste hulgas, sest nende vahel ei saa võrdsusmärki panna. Konservatiivsus ei võrdu kristlus. Samuti ei saa üldse niisuguseid asju väita, et konservatiivsus on niisugune asi. No ühesõnaga, mida ma nüüd tahtsin küll öelda. Et konservatiiviks olemine on omaette väärtus. Ei ole. Konservatiiviks olemine ei ole omaette väärtus. Nii et ma isegi ei näe nende omavahel mingit sügavamat seost, kuigi paljud asjad kokkuvõttes. Paljud teemad, mida need kaks käsitlevad, kristlus ja konservatiivsus, need langevad kokku muidugi, aga need ei ole üks ja sama ja sageli on ka selliseid asju konservatiivide hulgas, selliseid teemasid konservatiivide üles tõstatanud, mis ei käi kokku kristlusega üldse. Hulgas näiteks usk on konservatiivide hulgas, parempoolsete konservatiivide hulgas väga levinud sageli, et nemad usuvad, et juudi vabamüürlased ja siis need samused juudi salaorganisatsioonid, ühesõnaga, nemad valitsevad maailma ja nemad on kõige kurja taga, mis siin maailmas on ja nemad on kuradi teenrid, ühesõnaga, selle usu järgi. Samuti olen ma isegi selliseid asju väiteid kuulnud, et näiteks, et need juudid, kes tänapäeval on olemas, kes ennast juutideks peavad, et nemad ei olegi tegelikult juudid, vaid nad pärinevad siis nendest kasaaridest ja kes ajalugu vähegi tunneb, siis teavad, et kuskil 1000 aastat, umbes 1000, ma mõtlen ligikaudselt 1000 aastat tagasi eksisteeris niisugune tänapäeval Põhja-Kaukaasia ja Lõuna-Venemaa seal steppides, Ukrainast ida poole ja Vosa maa-ala, suur territoorium, et seal oli siis kasaari selline kaaniriik või kaganaat, mis võttis siis erinevalt ümberkaudsetest rahvastest omaks just judaismi ja siis nüüd tänapäeval on väga palju selliseid igasuguseid ennast konservatiivideks nimetatud inimesed väidavad, et siis need tegelikult tänapäeval ei ole juute enam, ühtegi juuti ei ole enam alles jäänud, et see, mis piibli pärast juudid on, vaid et need on siis kasaaride järeltulijad, kes siis praegu ennast juutideks peavad, et see on siis väide, mis pidavad siis tõestama, et neil ei ole üldse õigus Iisraeli riigile, Iisraeli territooriumile. No see on üks konservatiivide hulgas ka levinud
niisugune uskumus, mis ei ole kooskõlas ei käi kokku kristlike väärtustega. Samas, kui me näiteks vaatleme neid mitmeid konservatiivseid liidreid, siis me näeme, et nende elu ja paljuski ka nende väited ei käi üldsegi kokku nende väärtustega, mida kristlik maailmapilt sisaldab ja mida piibel ja ühesõnaga piibellike väärtustega ei käi kokku. Näiteks nii kui ma olin kui sa ei ole AFD näiteks Saksamaal, tema liider on selline paremäärmuslikuks tituleeritud erakond ja tema liidriks on siis üks naisterahvas, kes on lesbiline, Alice Weidel, üks lesbiline daam juhib seda erakonda ja tema siis juhib erakonda, mis on niisugune konservatiivne ja ultrakonservatiivne, võib isegi öelda, väga konservatiivne, aga muidugi loogiliselt ja kainelt mõtleva inimesena peab kohe tunnistama, et on paljud sellised maailmavaatelised küsimused, mis erinevate maade erinevates konservatiivsetes ja parempoolsetes erakondades ei käigi kokku, sellepärast et lihtsalt need on niisugused antused antud piirkondades, et lihtsalt mida tuleb lihtsalt aktsepteerida või mitte aktsepteerida, lihtsalt teatavaks võtta, et niisugused asjad on seal nendes konservatiivsetes erakondades ja selle poolest nad erinevad teiste maade konservatiivsetest erakondadest. Erinevalt kommunistlikust ideoloogiast, kus siis oli väidetud, et oli loosungiks pandud niisugune, mitte väidetud, vaid loosungiks tõstetud niisugune lause, et kõigi maade proletaarlased ühinega. Ja kui nüüd konservatiivid, kes räägivad maailmarevolutsiooni tegemisest, konservatiivse maailmarevolutsiooni tegemisest, tegelikult teatav üldse tunnistaksid ka, et mis asja see revolutsioon üldse on, siis nad ei räägiks sellest. Aga konservatiivide puhul üldiselt ei saa väga rääkida, et need erinevates maades kõik need teemad, mida need konservatiivsed erakonnad käsitlevad, et nad oleksid ühed ja samad. Sageli nad on koguni üksteisega vastu rääkivad, et samal ajal kui jäägitult räägitakse positiivselt näiteks Eestis EKRE erakonnast, siis Fideszist ja Orbani erakonnast, näiteks samal ajal oli Fidesz ja Orbani erakond, kes siis nende vaktsineerimisi just kõige ja siis neid koroona ajal neid vaktsineerimisi ja siis neid ühesõnaga igasuguseid koroonapiiranguid kõige aktiivsemalt teostas neid. Ühesõnaga ei ole kokkulangevus täiesti vastandlikult, kardinaalselt 180 kraadi vastandlikku on see, mida ehitab EKRE, Varro Vooglaid ja mõned teised EKRE tegelased, kes käisid demonstratsioonidel, vaktsiinide vastastel demonstratsioonidel Toompeas ja mõned neist sattusid isegi vist, ma ei tea, kas trellide taha just, aga neid karistati lausa selle eest. Samal ajal Fidesz teostas täpselt samasugust koroonadiktatuuri nii-öelda, mida Eestis Karmen Joller võib-olla ja need, kes seal tol ajal võimul siis olid. Aga jah, siis näiteks need samused Eesti konservatiivid, kes praegu siis on aktiivsed poliitikud, sageli võtavadki neid samuseid jutupunkte automaatselt üle, näiteks just konkreetselt Fideszi teemadest hulgast.
ja teostavad neid ja võtavad ja kopeerivad neid üksüheselt. Probleem ongi selles, et nad kopeerivad lihtsalt, et nad ei mõtesta neid ümber, nad ei, ühesõnaga ei mõtle asju läbi täiesti. See teema puudutab muidugi Ukraina sõja teemat ja mis Venemaa teemat tegelikult. Näiteks mis puudutab näiteks seda Ukraina sõja teemat, siis seal on ju olemas Ungaris niisugused teemad, niisugused arusaamad, mis võivad küll kokku sobida ungarlaste meelelaadiga ja ungarlaste arusaamistega idapoolsetest slaavlastest. Samal ajal need ei sobi üldse kokku meie Eesti ajalooliste kogemustega. Eelnevates episoodides mul oli siis juttu sellest, kuidas siis näiteks need samused näiteks spioonisõda, Ukraina ja Ungari spioonisõda, siis kuidas siis üksteise võidu hakkasid Ungari ja Ukraina, alustas muidugi Ukraina, aga Ungaril oli kohe valmis omapoolsete spioonide püüdmisega oma territooriumil. Aga tegelikult see on rohkem tagajärg kui põhjus. Mis on põhjus? Põhjus on see, et esiteks Ungari siis käitub oma kommunikatsioonis umbes samasugused nagu Venemaa ja esitab Venemaa narratiive, mis ongi nagu peamine Ukraina süüdistus ungarlaste osas, miks pärast nad siis hakkasid nagu minu arvates vähemalt neid spioone püüdma, aga kuigi seal olid konkreetsed asjad muidugi ka, et konkreetne luuretegevus oli ka. Nüüd on muidugi teine asi see, et ka Ungari on läinud Ukraina kriitilisemaks, veelgi Ukraina vastasemaks selle tagajärjel. Näiteks endine sõjaväe ülemjuhataja, Ungari sõjaväe ülemjuhataja Romulus Russin-Sandi on siis pärast seda, kui ta lahkus Fideszest ja asus Tissa parteisse Peeter Maderi kõrval tegutsema ja temast oli siis tema kohta oli siis leitud üks varasemast selline salvestus, kus siis ta mingisuguse NATO vägede kokkutulekul kohtumisel siis tervitas siis Slava Ukrainiga ja see pandi tema süüdistuseks ja sellest hargnes välja, et tema selline süüdistus lisaks, kui leiti veel paar sellist fotot, kus siis olid kus teda oli pildistatud koos mitme sellise ukrainlasega, keda peeti siis Ukraina luureohvitserideks ja siis kokku saadi pilt, et pärast seda just huvitaval moel, et kui ta Tissa parteisse oli üle jooksnud Fideszist, et ta oleks nagu kodumaa reetmisega nagu hakkama saanud, et ja Ukraina kasuks või Ukraina salaluureteenistus ühesõnaga. Erinevalt muidugi Aivo Petersonist, kes siis arreteeriti sellepärast, et ta käis seal Donbassis, kohtus seal tegelastega ja siis oli ta Venemaal ja
ja siis, kui ta Narva piiripunktist üle tuli, et viskas mingi paberi minema ja siis väidetavalt oli selles siis teda kompromiteeriv asi ja mille pärast ta süüdi mõisteti, siis mina ei tea tausta, mina ei olnud seal juures, mina ei tea sellest Aivo Petersonist midagi. Aga jah, oli siin Ungaris Romulus Russin Sandid siis vangi alla pandud, veel mitte, kuigi juba hammast tihutakse, juba tundub niimoodi. Siis on veel üks selline huvitav asi. Ma olen oma varasemates episoodides maininud, et Ungaris on niisugused YouTube'is, peamiselt YouTube'is ja mainstream meedias, peavoolumeedias esinevad arvamusliidrid ja või täpsemalt arvamuskujundajad, kes siis, kellede hulgast siis ühte olen ka maininud, Georg Spõtlet. Nüüd on siis Ungari ajakirjanik Szabolcs Spani välja tulnud mingisuguse materjaliga, mille järgi siis Georg Spõtle ei olevat mitte ainult venesõbralik arvamuskujundaja, vaid ka konkreetselt ühenduses Venemaa luureteenistusega, GRU-ga. Ja sellest ma tahtsin natukene pikemalt rääkida, aga ma ei tea, kas on praegu mul on mõtet, saab päris pikk see episood. No vaatame. No nii, nüüd on siis, ma teen väiksemaks natukene. Nii, okei. Ma räägin sellest Spõtle loost ja see on siin Direct 36 põhjal. Direct 36 on siis üks tegelikult vasakpoolne meediakanal, mis siis kes siis on loo kokku pannud Georg Spõtle Videssi propagandist Georg Spõtle Vene kontaktidest, ühesõnaga sellise loo on kirja pannud, mitte kirja pannud, vaid ka siin on intervjuu selle ajakirjanikuga olemas ja tema räägib sellest, kuidas siis Spõtlest sai ühesõnaga niisugune propagandist, kes Vene narratiivi edastab siis Ungari médias. Na niin. Azt is megszokhattuk, hogy a kormánypárti nyilvánosságban az oroszokkal barátságosabb hangvételű anyagok jelennek meg. No, Direct 36 ajakirjanik ütles siis, et aeg-ajalt siis tuleb ette, et valitsusmeedia väljaannetes ja siis üldse valitsusmeedia siis TV-s või kuidas raadios ja nii edasi, internetis tuleb aeg-ajalt ette, kus siis Vene sõbralikud teemad käsitlused tulevad sageli ette ja nii. Vladimir Zelenszky ukrán elnököt pedig, ahogy maga a kormány is, megvetendő figurának ábrázolja. Ja samas Zelenskit, Ukraina presidenti Zelenskit siis tutvustatakse ja temast kujundatakse pilti kui põlastusväärsest tegelasest. Ennek a kormányzati orosz párti univerzumnak a képviselője Georg Spõtle, aki biztonság... No ja, selle siis valitsusmeedia üheks propagandistiks on Georg Spõtle, endine siis julgeoleku spetsialist või kuidas seda öelda? Julgeolekupoliitika spetsialist, ütleme niimoodi. A propagandában róla Pagyi Szabolcs kollégám írt cikket, amely a múlt héten... Ühesõnaga siis ta Direct 36 podcasti ajakirjanik ütleb, et siis selle Szabolcs Spaniga siis on üks artikkel tehtud.
jelent meg, ezt megtaláljátok a direkt36.hu-n. Fideszes propagandista orosz titkosszolgálati kapcsolatai buktak ki egy nemzetbiztonsági ellenőrzésen címmel. Ja, et siis Spõtle jäi vahele siis mingil sellisel rahvusliku julgeoleku pistelisele kontrolli käigus. Most erről a cikkéről és Georg Spötléről fogunk beszélgetni, akiről az derült ki, hogy nem egyszerűen szeret oroszbarát véleményt. Ühesõnaga siis on öeldud, et selles artiklis kujutatakse Georg Spõtlet mitte ainult kui venesõbraliku venesõbraliku propagandisti, megfogalmazni a magyar nyilvánosságban, hanem az is, hogy kes aeg-ajalt räägib Ungari avaliku sees, vannak orosz titkosszolgálati kapcsolatai, amit a magyar... vaid tal on ka tegelikult reaalsed kontaktid Vene salaluurega, szervek is komoly kockázatként értékeltek. mida siis isegi Ungari julgeoleku kontrolli või kuidas seda, ma ei oskagi öelda, kes seda teeb, noh, ühesõnaga jah, julgeolekukontrolli organisatsioon või selline osakond siis tõsiseks julgeolekuriskiks on siis nii hinnanud. Szia Szabolcs, üdvözöllek, itt online fogsz hozzánk csatlakozni. Gratulál először is a cikkhez. Nii, nüüd És azt hiszem, hogy azért nagyon sokan hallottak már Georg Spötléről, de kezdjük szerintem ott, hogy helyezzük előtt a fideszes propagandában, mégpedig úgy, hogyha... Nüüd nad räägivad sellest, et mis positsiooni siis Georg Spõtle täidab Fideszi propagandamasinas. Bajer Zsolt van a legmagasabb polcon. Milles selles Fideszi propagandamasinas siis olevat siis kõige kõrgemal riiulil Zsolt Bajer, harcosok klubja tag, kis nyugdíjas. kes on siis selle võitlejate klubi liige, mis hiljuti tekkis nüüd ja millest, kus siis Orbán ka kõneles. A legalacsonyabban így a fideszes propagandában, akkor Spötle hol helyezkedik el? Hát én azt mondanám, hogy Georg Spötle azért az erős másodvonalba felküzdöttem. Nii, et ta räägib sellest Spõtlest kui ühest tugevast teisejärgulisest propagandistist. Aga ma arvan, et vist ei ole mõtet väga kõike kuulata, sellepärast, et Eesti kuulajale ilmselt see ei ütle palju just. Ma lähen edasi natukene. Aha, nii. Sokan gratuláltak nekem, hogy mennyire jó ilyen szóvic, ez a Z-jel soha nem érhet véget. Ja, ühesõnaga ta siis Spõtle on avaldanud Twitteris ühe sellise siis noh, kuidas nüüd öelda, loosungi või lause, et kirjutanud, et Z-iga ei tule kunagi lõppu, et Z-il ei tule kunagi lõppu, kuidas eesti keeles oleks. Ühesõnaga, et mis on siis tegelikult venelaste loosung, lause. Ez nekem is most esik le egyébként, ez ahogy mondod, ez olvasva nem esett le, de most igen. Szép, tényleg szép volt. Ez egy ilyen orosz barát mémből van ez a szó. See on üks niisugune venesõbralik, ma ei tea, kuidas meem tõlkida eesti keeles, kas on ka meem või niisugune lendlause, kuidas need internetis on, mida siis kasutatakse siin-seal. Meg, amit Georg Spötle ekkoriban posztolt, tehát ő később el is mondta az Ultra Hang nevű hit gyülekezete közeli podcastben, hogy igazából ő nem egy elemző, teljes mértékben támogatja Oroszországot ebben a háborúban.
et Georg Spõtle ütles niimoodi, et sest Georg Spõtle on siis ka ultrahangule või hangile, kuidas eesti keeles öelda, hang, mitte hang nagu see vigla on ka hang, aga ma mõtlen seda, hang on tegelikult ungari keeles hääl või heli. Ultraheli oleks eesti keeles, ultrahang on ultraheli ja selles podcastis siis Spõtle väitis siis, et tegelikult ta toetab selles sõjas Venemaad täiel määral. Most, ha oldalt kell foglalni, vagy én nem rejtem vék alá nézetémet, én ebben a háborúban maximálisan Oroszországot támogatom, mert... Ja siin ta siis mängib lindilt ka seda Georg Spõtle lauset, et kus ta siis seda väidab, et tema Vene-Ukraina sõjas 100% on siis Venemaa poolel. Hogy mit követtek el az ukránok, amikor 14 000 oroszt ugye legyilkoltak a Donbassba. Ja ta süüdistab siis ukrainlasi, kes siis tema jutu järgi 114 000 venelast mõrvasid Donbassis 2014 óta tartó 2014. aastast kestva sõja jooksul. Álló háborúban. És ő nem csak úgy fogalmazott meg folyamatosan, és ezt jelen időben is mondhatom, hiszen a cikk megjelenése óta is ő Tudom, hogy mik követtek az ukránok, amikor 14 000 ta mitte üksnes ei väida, et hoiab põhjalt venelastele, vaid pidevalt niimoodi rääkinud, et mitte ainult Venemaa sõbralikke väiteid esitab, vaid et Kremlile ja ta levitab ka väidetavalt siis, mitte väidetavalt konkreetselt, tema ütles niimoodi, tal on ja tema enda häälega on siit kuulda, kui ta räägib, et kõige suuremaid vandenõuteooriaid ja kõige hullumeelsemaid vandenõuteooriaid, mida Vene propaganda levitab, tema siis need on nagu levitanud ka Ungari meedias. Näiteks Butšas, kus siis tema väitel ei olnud tegemist mitte mingisuguste venelaste kuritegudega, vaid ungarlaste lavastusega, et ungarlased ise tapsid ära. Et Ungari natsionalistid ise tapsid tema väitel siis Butšas need ohvrid. Ja sama juttu ta räägib ka selle siis USA bioloogialaborite kohta, et USA olid need siis bioloogialaborid seal ja siis kus siis toodeti surmavaid viiruseid väidetavalt. Millega siis, mis olid siis suunatud nagu Venemaa vastu? Ühesõnaga siis Spõtle propaganda oli isegi Videsi keskmisest propagandast palju krõbedam. Tunnustas ka siis Donetski ja Luganski rahvavabariikide täielikku iseseisvust. Ta tunnustas ka neid Donetski rahvavabariigi siis neid niinimetatud valimiste õiguslikkust. Sabot Spani räägib, et
ta räägib nendel teemadel isegi niisuguseid asju, mida isegi tema jutu järgi, Pani ajakirjaniku jutu järgi isegi Peeter Sziarto kunagi suhu ei võta, et veel hullemat juttu ajanud kui see Sziarto tema jutu järgi. Ungaris üks selline niinimetatud terrorimuuseum, või terrorhaada ehk siis terrorimaja, mis on siis nagu genotsiidide ja siis Ungari vaenulike fašistide ja siis kommunistide kuritegude muuseum nagu. Ja siis seal selle direktor on siis Maarja Schmidt, kes siis on sama asja väitnud Butša kohta, et see on ungarlaste enda korraldatud, tema selle direktori hulga, kes on aktiivne arvamuskujundaja igasuguses peavoolu Fideszi meedias ja muidu tuntud tegelane Ungaris. Samas muidugi väidab see Szabolcs-Pani ka seda, et tegelikult võib-olla ei saa rääkida täielikust sellisest süstematiseeritud sellisest kontrollist valitsuse poolt, et mida siis need Fideszi meedia erinevad kanalid peavad rääkima. Samas on täiesti kindlasti Szabolcs-Pani sõnade järgi olemas üks selline süsteem, mis või selline käsitsi niimoodi jutumärkides käsitsi, mitte kätega, aga suusõnaline juhtimine, kus siis on ära märgitud need teemad ja kuidas siis peab mingisuguseid teemasid käsitlema, et kuidas siis mingi aines võib ilmuda või mitte ilmuda või mitte. Kormányzati média, ezeket az alapján választják ki, hogy azért el lehet várni tőlük, hogy valami olyasmit fognak mondani, ami úgy nagyjából megfelel a fideszes irányvonalnak, mondjuk az orosz-ukrán háború. Ühesõnaga siis, et loomulikult käib see mis videode puhul näiteks see lõikumine ja tekstide puhul see kärpimine, et siis need saated või videod või artiklid näeksid välja niisugused, nagu nad partei juhtkonna meelest peaks välja nägema. Tõenäoliselt on nende puhul piisav see, et käsitlus ei oleks siis Ukraina sõbralik, niisugune ühtne keskne seisukoht, vaid käiks niisugune vaidlus isegi, mis siis aitab mille käigus siis jõutakse välja sinnamaani, et õigus on ikkagi Fideszil nendel teemad, nende teemade puhul. Kuulsamat nime nende hulgast on siis muidugi Stjord Nograd ja Georg Spõtle. Ja see olevatki see punkt, kus siis Georg Spõtlet väga kergesti saavad ära kasutada tema vene sõbrad, tema Ungari meedias kõlanud sõnavõttude kaudu saab siis Ungari avalikku arvamust ja inimeste vaateid kujundada. Kaudu siis saab ungarlaste teadusesse sisse viia kõige hullumeelsemaid niinimetatud vandenõuteooriaid, vandenõusid ühesõnaga. Foglalkozunk még az előéletével. Mikor és hogyan került kapcsolatba a Fidesz világgal? Ugye említettél egy Magyar Nemzet interjút a 2000-es évek elejéről. Juttu tuleb siis veel sellest, et
selles videos, selles Direct36 saates, mida ma praegu siin kasutan selleks jutuks, et see räägib nüüd ka veidi Georg Spõtle eelnevast elust ehk siis taustast, tema taustast, ühesõnaga tegeleb siis taustakontrolliga nii-öelda. Hogy igen, tehát ez egy jó 20 évvel ezelőtt megjelent interjú volt, a Kommandós lelke, ez a címe. Et siis 20 aastat tagasi ilmus mingi artikkel, mingi komando, kuidas seda nüüd, komandomehe hing, tema artikkel siis. És hát ebben Georg Spötle magát úgy mutatja be, mint aki korábban rendőrként dolgozott Németországban. Milles siis Spõtle tutvustab ennast kui politseiniku, kes varemalt Saksamaal töötas, Saksamaal elas, sest Georg Spõtle on teatavasti Saksa päritolu. Hát ő azt látja magáról, hogy a német katonai elhárításban is volt szerepe. Ta väidab enda kohta, et muidugi ka seda, et tal oli mingi roll siis Saksa vastuluures, et seal oli tegevus, aga üldiselt, mis puudutab Spõtle varasemat tegevust, siis see, mis on üldjuhtudel teada, see tuleb tema enda kaudu, tema enda sõnade kaudu, et siis mitte siis kuskilt mingisugune tema biograafia on kõigile kättesaadav, kuskilt ei teada, vaid et see, mida ta enda kohta ütleb, seda tema tausta kohta teatakse peamiselt. Precízen, hogy nyelvismeretének köszönhetően is őt először irodai munkára osztották be, aztán volt a ühesõnaga, et teda olevat alguses kasutatud tänu tema keeleoskustele kontoritöödel või siis office-ites. Közel-keleten is az ő feladata az a közel-keleti hátterű embereknek a kiszűrése, mindenféle kockázatok, terrorizmus kockázatok feltérképezése volt. Aztán 2006-ban volt egy 2006 ja siis teda oli kasutatud ka Lähis-Idas nende isikute väljaselgitamiseks, kelle puhul kehtis siis terroririsk, et no siis potentsiaalselt terroriste siis püüdis välja selgitada seal. Utána volt egy másik interjú, ahol már ugye itt a 2006-os zavargások kapcsán kérdezték őt, ott viszont samuti on ta enda kohta rääkinud ka seda, et mingisuguses massimeeleavaldusega seoses, et kuskil teda olevat siis seda massimeeleavaldustel rahvamasside vaos hoidmiseks niisugune on spetsiaalses politseiüksused nende sees kasutatud. On enda kohta rääkinud ka seda, et ta varasematel aastatel on ta ka mingisuguse uurijana kuskil mingisuguses politsei uurimis- või kriminaaljälitusosakonnast töötanud või midagi taolist. Aga kõik, mida nagu ma juba ütlesin, et me teame Georg Spõtlest, seda ta on enda kohta ise väitnud, andmed puuduvad, täpselt andmed puuduvad. Midagi sarnast on räägitud ka Dört Nógradi kohta, kelle kohta siis ei ole ka täpselt teada tema varasem minevik ja teatakse põhiliselt seda, mida ta ise enda kohta on rääkinud või kirjutanud. Dört Nógradi on olnud niisugustes ülikoolides siis õppejõud väidetavalt, mis üldse ei olegi olemas, mida üldsegi ei ole olemas. Kui siis Georg Spõtle Ungaris väljas ilmus, siis tema enda sõnul niisugune mulje, et tegemist oli mehega, kes siis on välismaise luureteenistuse, antud juhul
Saksa luureteenistuse mingi tegelane. Georg Spõtle puhul on üks suuremaks iseäraseks see, et ta on olnud ka üks väga andunud ufousklik. Siis selles samas YouTube'i videos siis ajakirjanik naljatab, et tuleb välja, et Georg Spõtlel ei ole mitte ainult Vene luureteenistuse kontakte, vaid tal on ka kontakte maaväliste tsivilisatsioonidega. 2016-ban a 444 cikkéből derült ki, hogy Georg Spötle, aki akkor már egy bő egy éve futtatva volt a fideszes propagandában, mint akkor migrációval kapcsolatban megnyilatkozó terrorizmus szakértő, tehát nagyjából. Georg Spõtle oli kaua aega siis kasutusel ka Ungaris kui mingi julgeolekupoliitika spetsialist. Ajakirjanik räägib, et futata, mitte nagu prostituute jooksutatakse, ungari keeles öeldakse niimoodi, niisugust sõnavara kasutab. Ja ta võttis osa Saksamaal ka igasugustele usklike ufo-uurijate üritustelt. Ja väitnud, et teda mingisugused hallid mehikesed on siis kuskil uurinud ja tema toas teda siis uurinud ja temaga nagu ta oli neid näinud. Ajakirjanik on kindel, et Georg Spõtle ilmselt kindlasti nägi neid siis tulnukaid ufonaute. Georg Spõtle kohta on ilmunud kunagi 444 niisugune need ehk siis 444 interneti ajakiri või kuidas seda nüüd nimetada, et seal on siis ilmunud tema kohta üks artikkel, mis käsitleb seda, et tema ufo kogemusi, et siis kuidas ta rääkis selle ajakirjanikele, ajakirjanikele, et ta oli oma toas oodanud siis neid tulnukaid ja tal oli siis see püstol valmis, et kui nad peaksid ilmuma, siis ta laseb nad sööla põhjaks, need ufonaudid, siis tulnukad. Ta oli juba valmis neid tulistama isegi niisuguses seisundis oli viibista. See on siis siin juttu ka sellest, et siis on niisugune asi nagu rahumarss ja huvitaval kombel just sellest Videssi loodud ja Videssi korraldatavast rahumarssist osavõtjate hulgas on väga palju inimesi, kes on väidetavalt kohanud tulnukatega ja näinud ufosid. Georg Spõtlest on siis räägitud selliseid asju ka, et ta on otseselt ise omaenda algatusel otsinud kontakte, mitte ilmselt ainult siis Vene luurega, vaid pakkunud oma teenuseid ka teistele välisluure organisatsioonidele. Väidetavalt on ta siis pakkunud ennast oma teenuseid nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriikide luureteenistustele, et ta siis vastavalt oma kontaktidele Lähis-Idas siis arvas, et ta võib neile kasulik olla. Aga nende riikide luureorganisatsioonid ei ole harjunud, et keegi tänavalt tuleb ja pakub ennast spiooniks. Siis väidetavalt teda olevat siis aktsepteeritud, teda olevat võetud. Ja siis olevat jõutud järeldusele, et ta on täiesti kõlbmatu ükskõik millisele siis luureorganisatsiooni
tegevusele. Az idegeneket. Tehát olyan dolgok buktak ki, ami alapján arra jutottak, hogy hát őt nem igazán lehetne semmire használni. Ja nad olid kindlad, et teda ei saa mitte millekski kasutada. És után Kert Attila újságíró, aki ekkoriban a TV2-nél. Siis Georg Spõtla olevat siis oma teeneid pakkunud juba esimese Orbani valitsuse tegevuse ajal 2002 kuskil jah. Et siis olevat hoiatatud, et temast tuleb eemal hoida, sest ta olevat seotud mingisuguse välisriigi luureteenistusega. Aga siis Fideszis ammu juba teati, et Georg Spõtlal on mingi kahtlane taust. És arra, hogy hogyan derült fény arra, hogy orosz titkosszolgálati kapcsolataiban. Ja siis see ajakirjanik küsib, et kuidas selgus see, et ta on hoopis Vene salaluure siis, kontaktidega isik. A magyar szolgálatok is ugyanazt a kormányt szolgálják, amelyiket a propagandista, tehát az egészen odáig ugye szőnyeg alatt maradt. Ja siis siin ta Szabolcs Pani räägib sellest, et ilmselt sellest ei tehtud tollel numbrit, sest samasuguste kontaktidega, see tähendab Vene salaluure kontaktidega oli ilmselt ka siis Ungari julgeolekuteenistus, mistõttu see Spõtla sai rahulikult siis tegeleda oma asjadega. Siis räägitakse sellest ka, et Spõtla oli Vene luureagentidega kontaktis mingi erinevate isikute kaudu. Spõtla Ungari julgeoleku organitesse tööle tahtis saada, siis kuidagi nagu tulid päevavalgele sellised suhted Vene luureteenistusega. Elhasalt ezen az ellenőrzésen. Spõtla ennek a hírére rendkívül felháborodott a forrásaim szerint. Et kui siis üks tema tuttav ei läinud läbi sellest julgeolekuorganite juurde kontrollist või midagi taolist, siis Spõtla sai väga vihaseks ja siis poseeris erinevate Fideszi poliitikutega erinevatel sotsiaalmeedia väljaannetes ja tahtis rõhutada oma kontakte. Kus oli ka Peeter Szijjártó. Spõtlal oli väga tihe kontakt, väga palju kontakte. See Georg Spõtla siis tema Vene luureteenistuse kontaktid said ilmsiks just selle tema tuttava kaudu, kes siis Ungari julgeolekuorganite siis kontrollis nagu läbi kukkus. Mis ei tähenda muidugi Spõtla jaoks erilist midagi katastrofaalset. Siis kuid oma sõpra või seda oma tuttavat Spõtla siis aidata ei suutnud ja ta kohtus Szijjártó Péter Szijjártóga isegi. Siis katastrofaalselt küll temaga midagi juhtunud, aga selle Spõtlaga, aga tal oli tunne, et teda tahetakse võimatustada, et tema šansse tahetakse kärpida ja vaatamata sellele, et tal oli väga tihe kontaktide võrgustik ja tema
plaanid ei läinud niimoodi, nagu ta oli tahtnud. Ta oli juba nii paljude erinevate isikute juures nii palju kandideerinud erinevatele kohtadele, et lõpuks sai ta nagu tuntuks ja sotsiaalmeedias kuskil siis oli Spõtle nagu midagi postitanud, et tegelikult ta just venelaste pärast nagu oli suhteliselt edutu olnud. Ja siis hakkas levima kuuldus, et Spõtle taga midagi õiendavad venelased tähendab. Ja nüüd nad jõudsid siis välja selle tegeliku vene niidini ja selleks Oleg Smirnov olevat olnud see kontaktisik, kellega ta on kontaktis. Kätes 2012. 2014. aastani oli siis Oleg Smirnov Vene sõjaväeatašee Prahas. Prahas öeldi ajakirjanikule, et Smirnovil on sõna otsesest mõttes GRU-ga kuidagi et ta on GRU-ga ühenduses Vene luureteenistusega. 2021 oli siis Smirnov Budapestis ja kuidas ta siin oli ühenduses Spõtlega, see ei ole esialgu teada. Ajakirjaniku juurde Sabot Spanile on niisugused, tal on niisugune informatsioon, et siis see Smirnov oli peamine kontaktisik Spõtlega. Budapesti Vene saatkonna kaudu. Ja on üks foto, kus siis Spõtle ja Smirnov siis naeretavad mõnusalt Budapesti Vene saatkonna trepil. Ja väidetavalt ei olnud see mitte ainult ametlik kontakt, vaid ka nende vahel oli sügav sõprus. Ühes ingliskeelses kirjas avaldab ta Spõtle tähendab Smirnovile erilist tänu. Et see teave või see oskus, mida ta selle Smirnovi kaudu on saanud, et seda ta on saanud kasutada Ungari meedias. Ja temalt on ta saanud mingisuguseid propagandatekste, siis, milles on siis kirjeldatud, kuidas peaks Ungari meedias levitama Vene propagandat. Ja seda on siis tehisintellektiga saanud täiendada. Hogyan használja Spötlét az oroszországi propaganda? Ja Spõtle mitte ainult ei kasuta Vene jutupunkte Ungari meedias, vaid Vene meedia kasutab ära ka Spõtlet.
Siin ta nimetab neid kanaleid, milles siis Spõtle on esinenud. Venemaal siis tutvustatakse Spõtlet kui Ungari spetsialisti. Riia Novosti näiteks on teda siis tutvustanud kui spetsialisti, julgeolekupoliitika spetsialisti Ungari oma. Ja nii edasi. Üldiselt siis tutvustatakse Vene meedias Georg Spõtlet kui Ungari Euroopa autoriteetsete Euroopa spetsialisti, kes on pärit Ungarist siis. Ütleb ära, et kõiges on venelastel õigus, et venelased on kõiges väga edukad. Ja nagu kaks asja, mida ta siis selgeks teeb oma arvamuskujundamises, et venelastel on õigus kõigis asjus, mida nad teevad ja seda, mida nad teevad, selles on nad edukad. Spõtle on külastanud ka näiteks Spetsnasi ülikooli Groznõi. On siis Spetsnas ülikool. Ukrainas on käinud erinevates kohtades, kuhu igasugused tavalised inimesed ei pääse. Georg Spõtle egyrészt eljutott kétszer a már említett Moszkvai Védelmi Minisztériumnak a konferenciájára. Ta on osalenud ka Moskva kaitseministeeriumi konferentsil. A hallgatók is sejtik, hogy egy Védelmi Minisztérium által szervezett konferenciára csak úgy egy EU-s, NATO-s országból, egy úgymond ellenséges vagy nem baráti országból azért nem könnyű eljutni. Et tavalisel inimesel seal Euroopa Liidust ei ole võimalik neid sellistele üritustele pääseda. Az orosz Védelmi Minisztérium segített intézni Spõtle útját. Emellett eljutott például Groznyba, eljutott Spõtle, már említett Vladimirovics Putin egyetemre. Vladimir Vladimirovics Putini ülikoolis käis siis Groznõis, jah, seal vist. Nagyon részletes leírását meg lehet találni ennek az egyetemnek, ahol van búvárkiképzéstől kezdve. Millest tal on siis väga üksikasjalikud kirjeldused. Ja ta sai sealt väga palju kasulikke teadmisi. Ja samuti on ta Donbassis käinud, venelaste poolt okupeeritud aladel. Mariupolgi poolis ja samuti käis, kus tegi selliseid, siis saatis selliseid sõnumeid Ungari meediasse, milles kirjeldab siis kohalikke elanikke, kelle siis venelased on vabastanud kurride ukrainlaste käest. Ja need alad on tegelikult, igaühel ei ole sinna nendel aladel võimalik vabalt liikudagi tegelikult, sest seal need on nagu Vene salaluure eriüksuste kontrolli all. Ja siin on see küsimus, et need reisid kindlasti läksid ka midagi maksma rahaliselt ja mida ta muidugi ise ei maksnud, vaid tema eest maksti. Kicsit tekerkárszor jutott
eszembe vaevalt, et egyébként, oma taskust vagy aki, maksime kinni. amikor Vladimir Putyinnal elment interjút készíteni, akkor nagyon büszkén mondta, hogy ő bezzeg, veszi a fáradtságot és megkérdezi Putyint, és akkor amerikai médiában, az jól emlékszem, például a CNN-nél mondták, hogy hát mi is szerettük volna megkérdezni, csak nem ült le interjúra. No ühesõnaga siis ma ei hakka nagu rohkem praegu midagi siin selle kohta rääkima ja ma lõpetan siis selleks korraks selle saate, selle episoodi ja head õhtut. Kui sulle meeldis see kõik, viimane osa oli muidugi natukene ebaprofessionaalselt tehtud, sest ma ei olnud ette valmistanud, ma lihtsalt avasin internetis selle lehekülje ja siin poolpimedas, nagu ma olen, isegi pilti ei ole korralikult välja tulnud, aga pole hullu, sest see on kuulamiseks ja kaasa mõtlemiseks, mitte nautimiseks kõik tehtud. Nii et pane oma likeid ja telli minu kanal. Aitäh, et kuulasid ja jumala õnnistagu teid.